we will have at least one Portuguese to do it with the app. There you have the clues and you need to go to places and You have missions. You have missions to. Some ingredients from the sweets. Me peame saama teada, kes seda bakery't asutati, millal ja kes seda tegi. Okei. Tere pauka. Better we take these name or these for no. Yeah. Yeah, but no. Kvartata coroa. Ai see nii igast mul meelde, et me peame seal pargis olema ja sealt pargist tuleme siia. Kuidas muidu eilne õhtu läks? Norm. Läksime randa peale kooli. Seal oli Kädi, Elis ja Silver. Essana läks ära. Elis, siis Silver ja siis Kädi. Ja õhtusöök? Õhtusöögiks läksime kell 9 KFC-sse. Meil oli siin Nikolal pidu eile. Said osaleda tõelisel Portugali sünnipäeval? Jaa. Vägev. Me saime purksi. No vägev, see ei erinenud Eesti omast. Lapsed on oma aardejahiga jõudnud siis kohalikku. Seda võib nimetada katedraaliks, aga peakirik ta siin on. Yeah, we have to go to the library. Käisite raamatukogus ära? Jaa. Raamatukogus ja siis ühe kuju juures ka. See oli nagu see, minust oli Belgia oma, kus me käisime lihtsalt ringime nagu. Ja see oli väga ja seal oli nende tabletitega vist või? Ja minust siis me pidime mingeid missioone täitma ja see väljas oli väga pala. Aga me vist võime nagu esimesena valmis või midagi nagu, sest me läksime siia, kes me läksime mingisse Koora kohvikusse ja siis need mingid tädid olid seal. Aga see kohvik seal oli nagu põhiliselt, nagu sa said ainult sulas maksta. Kuidas? Nagu seal sai ainult sulas maksta. Okei. Aga nagu väga loll süsteem, aga... Sul ei olnud sula kaasas või? Ei, mul veel oli. Lihtsalt nagu maaks lihtsalt kaardiga maksta. No siin jah, vahest on selline. Mis teha? Kui on selline palavus, siis ma alati mõtlen, et saaks kas või korra vaata sinna sellisse kohta, kus need sõbrad on praegu. Lihtsalt korraks. Külm oleks. Siis ma saaks hakkama, aga palav on. Straight, yes. Straight. Is this my seat belt? I think better. 29 kraadi on väljas. Siit leiame ka ühe tüüpilise eestlase, kes siis tuli varju, et siin on tõesti hea olla. Siin on parem tõesti.
tulid pikalt eest ära teistel. Jaa, nad on nii aeglased. Obrigado. Täna siis menüüs kala, herneste ja kartuliga võtta, mis see on, seda ma veel ei tea. See on suvikõrvid. Siis on supp nagu ikka, tundub, et sama supp kogu aeg. Täna sai üks õun võetud. Aga kiivid on maru head. Seal kusagil siis on meie lapsed. See on Daniel, kes ujub seal ennast. Söögipaus. Ma nägin, kuidas sa ujusid. Jah. Aga seba No, ma ei käinudki. üldse või? Ma ei lähe. Kui video oli? Ei olnud. Nagu Jeesus ma kõnnin selle peal. This hotel is where the football teams come when they do Training camp. Yeah. yes. Mackerel. Üks portsion. Kaks portsionit 14 euro ja söö palju tahad, saad selle uuesti juurde tellida. Ja siin juurde ka salat ja kartul ka, nii et päris hea. Siin on siis makrell, mingi makrellilaadne asi
on lõhe. It's a fat sardine. What is between tuna and sardines? What do you mean? This This is the, how you call it? horse mackerel. Horse mackerel, yeah. Okay, so And this is like sea bass, yeah? But it's different. I hope you like It's it. golden. Niimoodi käivad siin haljastustööd. Aqui depois já não é. Já é See on nüüd siis rikkamate inimeste rajoon, siin tundub, et mingi täpselt milline. Aga majad, mis peamiselt kuuluvad välismaalastele, sest kohalikel ei ole küll nii palju raha, et siia autoga ja soetada. See meenutab siis veidi sellist Tallinna purjespordikeskust. Jõudsime siis surfikeskusesse. No Croatia. Dobar dan. Kuidas tunne on enne surfamist? No paha on olla natuke. Okei, siis peab mõtlema, kas mõtleme ilusti. Peamine on mitte nii väga päikese käes olla täna, nagu Elis näiteks oli eile varjus. On sul hea olla? Palav on. No praegu on palav, aga muidu... Muidu oli hea. Mis kell te õhtusööki sööte tavaliselt seal? No on mingi kella 9 ja Mis kell sa kodus sööd? kodus on mingi 6-7. Ja arvesta sellega, et seal on veel kell ees, et sa põhimõtteliselt hakkad siin kell 11 õhtul sööma ja lõpetad kell 1 öösel. Mis eile menüüs oli? Mingid friikartulid ja liha. Maitses? Natukene. Salatit ka pandi? Ei tea, väga ei olnud seal. Magustoitu? Ei võtnud. Okei. Kuidas teil on? On ka kell 9 õhtusöök on? 8 tavaliselt. Kodus? No te käite ka väljas palju, jah? Jaa, aga praegu oli kodus. Mis te sõite? Mingi supi asi. Ma ei tea, mis see oli. Suppi sõite, see on küll hea asi. Süüaksegi palju suppi. Ja, nad söövad neid püröösuppe tavaliselt. Siis näemegi ookeani seal. Ja siin on siis 2 sõpra omavahel päevitavad. Nii, kreemi panite lõpuks? Ei. Mis ei hakka külge nii hästi. Pärast paneb. Mis õhtusöögiks anti? Mingid huvitavad singijuustu, seene, mingid sellist asja, siis friikartuleid. Kuskil restos või? Ei, ema tegi. Super, see See oli kodune väga toit. äge, see oli maitsev ka. Ja sinul? Ma ei söönud väga midagi. The idea, this project, it's a school project, it's all about surfing, okay? And ocean literacy. Today, our idea is to offer you a surf session, but as you can see, there are no waves today. In this season, sometimes happens, we are starting the summer period, so the swells are increasing, and sometimes, some days like today, we don't have days. Lay down and paddle, okay, and then on your knees, and then straight on, and change the pedal. So, Feel the balance. different skills. We're a bit sad because we wanted to try surf. Surf, yeah, but we talked to Neptune, but Neptune didn't manage some Was busy. Zovi druge. Päris hea süsteem riide vahetamiseks. Paned sellise kleidi selga ja siis tõmbad kalipso sealt.
kuidas siis on need kultuurilised erinevused? no hiline õhtusööt ja hilinemine ja igale poole ja viimasel minutil minemine ja... Ja kogu aeg on aeglane kõik, tempo on aeglane, eks ju? Ma ei tea, mulle lihtsalt ei... See minu arvatest nagu aja raiskamine, kui sa lihtsalt mingi ja aeglaselt kõnnid. Aga mis sa teeksid selle ajaga? Ma ei tea. Mängiksid telefonis? Jaa. Võib-olla, aga muid asju on ka nagu teha. See kõik. Aga toidud ju on ikka friikartulid ja liha, nagu sa ütlesid, ja? Eestis on sama, ja? Eestis ei ole nii palju. Et nagu Eestis on ka muid asju, ka mingid makarone, ma pole siin makarone kordi näinud. Ei ole, me ju sõime isegi koolis oli spagetid. See pole väga tihti. Kodus me pole kordi nagu keerulised. Okei. Nii et tuli väike koduigatsus peale? No jah, mulle meeldib, olen harjunud kodus. Noh, eks me kõik oleme kodus harjunud ja see on pärast hea tunne, kui koju jõuad. Aga vahest on hea, saadki aru, et kui hea kodus on. Muidu kui kogu aeg kodus oled, siis mõtled, et ai, et kusagil on ikka parem. Täitsa äge. Väike võtad ja kreem on peale? On, just panin. Ta on hea. Like this, let me do it first, okay? This position, my paddle, it's beneath my chest, okay? And then one arm at a time, okay? If I want to go that way, I paddle harder on my left side. If I want to turn that way, paddle with the other arm. A lot of current, so we always want to go that way, that direction. If our board turns in this position, the first you must change and put the board in that position. Always. Okay? We don't want to pedal in that position. Instruktsioonid selline. In the end, slowly. Okay? Your knees so that you have more balance. And when we get up the same way, if we get up with our feet open, we will have more balance. If you like this, I'm gonna fall. Seal sõidab siis Kertu ja Aneteli läks siit. Kuidas läks? Äge oli, ma kukkusin 3 korda, aga siis see oli alguses, aga pärast siis juba olin proff ja siis need mehed ütlesid, et ma olen isegi nendest parem. Aga ma vaatasin, et sa tõusid sirgetele jalgadele ikkagi, kuigi ta alguses soovitas, et ei tõuse. Jaa, aga mul nagu alguses ta ütles et me paneme nagu jalad vaata kronksi, aga mul oli nagu, kui olid sirged jalad, siis oli nagu parem juba. Et võib-olla oleneb inimesest, et võib-olla neil on nagu niimoodi, et sa nagu peaaegu istud, aga mul oli nagu sirgete jaladega suht. Aga väga hea töö. Did you enjoy the experience? Käid isad selle? Not even for surf, not stand-up pedal, it's difficult today. Kuidas, Kertu, kuidas läks? Noh, enam-vähem. Püsti ei seisnud. Alla kukkusin. Kes sul on? Minu meelest väga hea, eriti esimese korra kohta. I want to live here, so I don't want to go back. For the rest of your life. We don't have the midnight sun. Is there any like classes or anything for these? Yes, our students usually twice a week, 3 times a week. Some of them they train surf or stand-up pedal, and then we do some
beginner sessions with the class, the group. Sa lendad peale, jah? Muidugi. Sa oled praegu järgmises voorus, jah? Ma arvan küll. Kädiga, okei. Ma arvan küll, vaata. Kohtume varsti. Ilusat reisi. No mis on esimene emotsioon? Täitsa halb. Täitsa halb? Täitsa halb. Kuidas nii? Ma panin pikali. Seda ikka juhtub, kõik kukuvad ju. Selleks ongi äge. Mina ei kuku. Siit ära sõitmine oli lihtsam. Aga tagasi tulek oli keeruline. Jah. Aga meeldis muidu. Läheksid veel? Ma pean pärast selle Migueli otsima üles, see Portugal, millel on vaata need oranžid juuksed, ma otsin ta pärast üles Andal Kalli. Ta on sinule väga pettunud, palun vabandust. Mis juhtus? Mina ei tea. Mina ei ole osaline, mina ei tea midagi. Sa naerad? On prillid. Mida? Ma naeran. Sa naerad? Sa vaatad. Sa naerad? Tulenti kuni lühikene. Saako ise ühte. Ei oska. Ta on nii tugev. See meenutab juba sellist tavapärast Eesti kruusateed. Siin paarisaja meetri kaugusel meie selja taga on siis Atlandi ookean. Ma tunnen oma geograafiat, ma tänan Urmast. See on ookean. Täpselt nii. I love Urmas. We love Eshin. Me oleme need. Cool. Urmase suurimad fännid. Väga hea. Urmas! Nüüd jätkame oma teekonda in the middle of nowhere. Tegelikult peaksin muidugi olema mitte to teach, vaid to learn, sest koolis toimub õppimine. Põhiprotsess. Nii, viimane lõunasöömaaeg pakub siis raguud, ei tea, kas tegemist on keedetud lambaga, keedetud lambakontidega. Siis on riisi, risotto moodi asi ja salat muidugi, supp on täna erinev ja kutt võttis 2 õuna ka ja no 2 saia. Nagu ka see kutt. Head isu. Siit leidsime täiesti juhuslikult 7. B-klassi õpilase Daniel Kurikovi. Nii. Olete puhta vee peal? Jah. Kuidas nii juhtus? No mulle ei maitse riis. Nii. Aga kas kõht on praegu tühi või kannatab ära järgmise söögikorra? Kannatab ikka ära. Okei. Ongi viimane päev käes. Nüüd oleme siin õpetajate toas. Saab veel veidi tööd teha enne kui sertifikaatide kätte jagamine algab. Viimane pilguheitkel siia koolihoovi. Kogu projektinädala keskmes olnud saaga on siis kujundatud taas Eesti lipu värvides. You haven't been here or only passed at the first day. This is our school library. All of our schools have a library. Kurat, ei kuule hästi. Our library. And here we did this work last year. The girls know this. They did the pictures with Sarah, the art teacher, and then we have the books with the text and the illustrations of our students. Wow, you have a nice tan.
Thank you for being with us. I love Portugal. If I had like another experience, then I would really go back. Really? Yeah. Great. Thank you. Alice? You can... Okay. How did you like being here? It was good. Okay, great. So... Thank you. For your teeth. I don't know if you can do it, but you can take it. Silver? Thank you. Can we take a picture? Thank you. Nice of you to come to Portugal. Hope you enjoyed. I did. You did? And you get the big package. Thank you. I'm going to call you about. Yes, do that. Okay. And René? Oh, thank you. Thank you. You're welcome. You also have the big package for you. You deserve it. Ja Kadi sai ka, kuna videole ei jäänud enam. Nii on õigesti kirjutatud. jah, kõik on õigesti. Kõik on timmis. Sai tippa mõlemad. Isand Rafael tuleb siis Bavaaria särgiga. Gonzalo. And Anna. Thank you very much for coming, because you came here, and I hope that you will come back with your families, you know, of course, for holidays, also for work, but in holidays it's better, okay? So no, okay. She's my niece. Behave, okay. We will behave close. Okay, thank you. So I hope that you will like it, as you said, and that Lagos will be in your heart, but you remember what I said, the main reason that we do that is because we want really to develop the European feeling of, I don't know the word. Identity. Identity, okay, that's a good word. It was really a wonderful experience, and now it was very difficult for me during these days not to have voice, because I usually speak a lot. I used to be a very shy person, but now I grew up and I really changed, and it's very difficult to say everything you want. And remember, guys, communicate is very important, and you can avoid a lot of problems with communication. So if you have voice, speak and use your words with good purposes, okay? Thank you very much. Normaalne. Ei tule ja tulen. Sebastian Tüütu, Reis tore. Portugalis on väga palav. Ma ei... Kas see peab 4 olema? No lubame sul rohkem. Davai. Ma ei taha Portugalist lahkuda. Tuli 5. Davai, noh. Nojah. Need olid väga halvad lainid. Ma teen uuesti. 1, 2, 3. Läks. Reis oli tore, aga nüüd ma tahaks siiski tagasi kodu. Nii on. Et 11 aastat selliste projektidega Euroopas, eurooplased Eestis, nüüd on see läbi. Ja sellega ma siis tõmban sellele asjale joon alla. Nii on. Rasta. Alex Rasta.
No. No, Alex no. Alexandre. Qual Alexandre? Alexo. head aega, Gillianessi kool Portugalis Lagoses. Head aega, üks suur pikk rännak Erasmus pluss projektidega, mis siis sai alguse 11 aastat tagasi minu jaoks. Ja tänasega siis see lõpeb just nende koolidevahelise koostööprojektide raames, kus siis mitme kooli lapsed said korraga osaleda ühes projektis ja seda rahastati ühiselt. Nüüd uues programmiperioodis on see veidi teistmoodi ja püsige lainel. Loodetavasti on midagi uut ja ilusat siiski veel ees. Tegemist siis väidetavalt kõige kallima poeketiga Portugalis, mis on siis prantsuste Intermarché. Siin on siis tanklas on vägev lahendus, saad endale 4 euroga 8 kilo pesu pesta ja mis asja, 2 euroga 18 kilo. Siin on midagi sassi läinud, aga küllaps, toon kuivati, jah. Okei, jah, 18 kilo saad pesta 8 euro eest ja 2 euro eest saad siis 18 kiloga ära kuivatada. Nii on, kütuse hinnad, nagu ikka, 95, 16, 28, 98, 1,718, aga ise premeerisin ennast siin Leedu jäätisega, see on ainuke jäätis, mida müüakse siis ilma, et sa pead terve paki ostma 10 tükki korraga või midagi sammast. Ma loodan, et see aeg Eestisse ei tule. Siin kõik majad ongi peamiselt sellised kas valged või siis kreemiad. Valgeid on muidugi ülekaalus ja isegi kohalikud ütlevad, et vahest on keeruline orienteerida siin tänavate rägastikus, sest kõik majad on valged ja üsna sarnased, aga siin näeme nüüd Tatsonit ehk siis autot, mis oli Eestis suisa kultus. Üks märgatav erinevus näiteks Kreekaga on see, et ei ole majade peal neid jäledaid, koledaid tünne. Aga siin nüüd on selline viisakas lahendus, aga üliharva kohtub ka siin katustel tegelikult sellist päikesepaneeli ja siis veesoojendamise mehhanisme. Siin on ka väga tugev linnaarhitekt, kes siis ei luba sellisel läbul tekkida. Teine asi, mis siin päikesepaneelidega teema on see, et päikesepaneelidega tehakse väga palju selliseid päikesepaneeliparke ja neid tehakse põllumaadele. Ja siin käib tugev liikumine selle vastu, et väidetavalt Austrias ja mingites riikides on see keelatud, et tohid panna ainult hoonete peale, et põllumaad ei tohi selleks kasutada. Näeme siis sellist edejamat uut arhitektuuri, mitu maja on sarnaselt püsti pandud ja ehitatakse juurde seal taga, nagu näeme. Hiljem kaetakse kõik valge krohviga muidugi. Sarnaselt Tartule on grafiitikultuur siin päris hästi arenenud. Siin mõnest videokatkest olete juba näinud, siis siin näeme jooksvat koera. See on siis sellist kohalike kunstnike poolt siia tehtud ja väidetavalt siis linn tellib neilt seda, nende art house, kus nende ateljeed on asub siin
veidi maadeemias, et mäest üles Brasiilia lipp on väljas. Palju brasiillasi on siin, kes tahavad siin endale paremat elu sellest, mis seal vaeses ja keerulise saatusega riigis nimega Brasiilia, mis meile ehk on vastab jalgpalli ja rõõmsa sambariigina elu sellistele lille üle. Aga jah, jõudsime ka kohale. Meie elupaik siis on siin bussijaamas, vaadake, seal on see meie valge uks võrestikuga. Sinna me läheme. Nii. Ja meie Laaguse graffiti jutud siis lõpetame siit minu lemmik graffiti seina juurest. Siin on siis erinevaid sõnumeid muidugi. Aga lihtsalt vaatame seda. Wow. Nii on hommik kell 6. Eestis on muide kell juba 8, nii et tere hommikust. Hommikut. Kuidas on? Hea. Või kotti üle. Jaa, Ei, siin on 52 saad päris taga. Kas me saame ette minna? Vaatame, jah. Tere hommikust, kell on 8 Eestis. Jaa. Kohe läks töö heaks. Ja temperatuur on praegu väga hea. Bom dia. It was good. What do you think about these two girls? They are amazing. Yeah. And we will miss her. Are you coming now to Estonia? Yes. She planned to come. When? Maybe in November because I want to see snow. I never saw snow. So. Okay. We cannot promise snow. And in November, very rarely actually. It can be more in January and February. So I will see you next year. Yeah, but let's see. But you promised. It's I will now. try. Okay. Eile oli mingi ühine pidu ka veel või? Oli aga me tegime ise oma väikse peo, kolmekesti, mitte tema. Mina tema ees üks sõber. Koju magame, kui tubli lapseme. Okei. Läksime keputame sellega. Et ma igatsen seda. Kui ma nüüd tagasi Eestisse lähen, siis ma hakkan seda kohta igatsema. Kas te olete Eestis ka nii head sõbrad või siin nagu saite sõbrad? Eestis me nagu räägime küll nagu klassiõedes. See on nagu tavaline. Aga võib-olla projektiga me saime veits nagu rohkem nagu...
kunagi koos ja aga teie olete praegu ainsad, ma vaatan, kes on siin oma nende hostidega koos, et siis tõenäoliselt teil olid see nagu suhted kõige paremad või lähedasemad nendega või? mina vähemalt arvan, et minu omaga küll. Ja sinul vist üldse kõige rohkem, sest te veetsite kõige rohkem aega koos. Okay. So, hello. What do you think about the week? Good. How was our boy? It was Sebastian, yes? It was a cool boy. But you had a tough week. You need to do the exams. Yes, I have a tough week. I basically didn't have time to pass with him, so I just let him to have time. So you were in Estonia also, or no? No. You were where? Yes, I were in Estonia. Yeah. Last year, yeah, I stayed with Sebastian. Yeah. Let's see. How did you like it in Estonia? It's like a ghost city. No one wants to appear outside. I don't know. That was really cloudy. Yeah. That it's like usually it is that. Not like here or in Moldova. You go to Moldova also sometimes. Yeah. Sometimes. How the life is there? Moldova it's cloudy too, but sometimes it's really sunny. Yeah. Depends. Okay. So thanks, and we will miss you. Thanks. You were really great. Thank you. Obrigado. Nii, lähme peale, see meie buss on seal. Seal siis kohalik futbolistaadion ja kuivenduskraavid. Kuigi mida siin kuivendada, kui retki pole õieti. Sõidame siis metroos. Kuidas on viimati sõitis Stockholmis või? No tegelikult sõitis nädal aega tagasi. Õige, täpselt. Teada paneb. Kus sa viimati metroos sõitsid? No eelmine nädal. Aga enne seda? Pole elu sees parem. Metroo on äge, mulle meeldib. On, et see kuul. Tüdruk. Nii, 2 peatust veel ja siis
siin on hästi huvitavad need metroo käsikud nagu poomisnöörid. Ja metroo tuli vahepeal siis ka maa peale välja. Nii kõrgel tegelikult. Vaatame, kas läheme jälle sisse. Almaeda jaamas oleme sattunud mingisugusesse massiturismi lõksu, kus on siis meeletu hulk inimesi. Kust nad tulid? Ülevalt. Eelmises rongis ei olnud meil peaaegu mitte kedagi. Aga see on rohkem kasutatav rong. Arvata võib. Selline tore jänestega metroojaam. Oleme jõudnud mulle tundmatusse turistilõksu, kus nagu näete, erinevad inimesed siin pildistavad ennast ja teevad selfisid. Midagi sarnast oli ka Bukarestis, aga see oli veidi teistmoodi. Kuidas tundub siis see tänav? Normaalne. Mitte rolliks. Nii tasus tulla siia ikka ilus tänav, jah? Ei. Jaa. See oli sinu välja pakutud. Jaa, see vaatab esimest silma, see teeb veel roosama. Just ma ütlesin, et ma algul kartsingi, et võib-olla see ei ole nii ilus. Aga nüüd on küll nagu selline roosa. No ikka roosa põrand ja peal on. Inimesed on muidugi ka veidi disaininud ennast siin. Üks preili on roosa kleidiga, üks härra seal seljakotiga on roosa särgiga ja siin on ka daam roosas. Nii, kuhu edasi nüüd? Starbucks. Ma ei tea, Starbucks on 12 minuti kaugusel. Nii, teie peate teadma, te peate arvestama. Mina lihtsalt tulen teile järele. Let's go! Kirikus ka ei saa rahulikult olla. Siin on mingisugused protesteerijad või sotsialistid kohale jõudnud. Ma ei saa aru, mis siin toimub. Peaks nagu aru saama. Fazendo aqui o facto de termos este coração aberto, este sorriso que a irmã Rita falava, de sermos rostos de Jesus. Nad plaksutasid ja nad lahkuvad. Õnneks muidugi selgus, et eelarvamused tuleb jätta ja ei olnud tegemist mingite sotsialistidega, vaid oli tegemist lihtsalt vabatahtlikega, et augustis tuleb siin Lissabonis World Youth Day ehk siis maailma noortepäev ja need olid kõik vabatahtlikud, kes siis kogunesid siin ja neil toimuvad täna kõikides siin lähedal asuvates kirikutes siis nad kogunevad ja siis toimuvad workshopid tõenäoliselt siis kusagil mujal, et siin saavad instruktsioonid või loetakse palveid. Aga tore. Näeme ära ka kuulsa Lissaboni trammi number 28. Kuigi see ei ole ehk kõige parem eksemplar sellest. Selle kiriku kaksikvenda või kaksiküde. Eksterioor on küll veidi erinev, aga nad asuvad täpselt teineteise vastas. Rohkem ma seda storyt ei tea.
ja kui meie lapsed koos Mailisiga läksid Starbucksi, siis meie vaatame siin Pastel Ganata ja veel palju muid toidutusi. Pavlova voog 4 €. Por ordem da gerência, cortaram o serviço. Porque muita gente veio aqui tirar fotografias, olhar para o quarto. No vinge interjööride koht. Mina muidugi ei oodanud, et läksin lihtsalt sisse, vaatasin, mis toimub. Tundus, et ühel inimesel hakkas palvetamise ajal telefon tööle. Vahele tuli ka päike välja, võetakse kiled maha, läheb raamatulaat edasi. 5 € Stephen Kingisid, Murakami't muidugi, Da Vincit. Sellist kõike, mida annab. Ja seal siis ka vinüülplaadid. Edith Piaf ja Diana Ross kõrvuti siin. Portugali pressid kipun arvama. Eks näis. Juba selline hea kopitanud Porto. Kopitanud lõhte laadsid Barclay James Harvest, Emilio Harrist, Sally Oldfield ja selline klassikaline turukraam kõik olemas. Ja nagu välja tuligi, ongi Portugali pressid ja vaadake. Seda ei kannataks nagu kuidagi kuulata vastu. Tõenäoliselt peale pesemist ei tööta hästi. Samas, kui oskaks portugali keelt ja oleks Morrisoni fänn, siis võiks selle plaadi osta. Või siis Marcel Prousti. Siin on singlid ka, Cliff Richard. Aga siia nad jäävad. Muidugi täiesti arusaamatu, miks Stradivariuse nime ja noodi võtmega müüakse lihtsalt suvalisi odavaid naiste riideid. No, võimatu aru saada. Aga mehed siiski töötavad. Nii, ja pettumus on üsna suur, et pakkusin siin õpilastele võimalust paar tundi Lissabonis olla ja kus me siis lõpetame? Me oleme ju Lissabonis. Lissabonis kaubakeskuses olevas McDonaldsis. Sellega ma küll ei arvanud, et minu elu kõige viimane Erasmuse K220 projekt lõpeb. See ei ole ju lõppenud, ma peame ju leegis. Aga nii see juhtus. Ostsite 3 burgerit, ma kuulsin? Ei. Ajasite meile pada? Ja. Ainult, mis see, Big McCaine või? Ja, ei, ära sinna vaata. Big McCaine. Kuidas maitseb, kas on parem kui Eestis? Või oleneb lihtsalt sellest, et praegu on sul kõht tühi ja maitseb hästi kõik? Et kõht on tühi, ma ei saa aru. Nii, aga mis sai kuulsast Starbucksist, sest see silt on küll seal väljas? Et 31. maini Starbucks kinni. Okei, ma tahtsin veel seda öelda, et see on kindlasti seal Google'is ka kirjas. Et vaadake seda, aga ma millegipärast ma ei tea, miks ma ei öelnud seda. Ma mõtlesin, et te nagu, kui te juba nägite seda, te siis nägite seda ka, aga kas ta on lahti või kinni, aga ei Mac on Mac,
see on tore. Kõige odavam Mac on lennujaamadest Varssavis. Soovitan. Yes, ma kindlasti peaks Varssavis. Seal söön isegi mina. Saab mingi 9-10 euro eest täiesti kõhu täis, mis on lennujaamadest. Ja see oli aasta mis? See oli see aasta viimati. Paar kuud tagasi või 6 aega isegi. Mis täna menüüs oli? Nagitsad ja filter. Kananagitsad? Jah. Ja friikartulit ja ühe joogi võtsid ka? Või. Palju maksis? 1,50. Ei, kokku. 10. Ja see tase on nagu Eestis enam vähem vist või? Ma pean Eestis käin mingi aasta. Aga kiidan, et mees ei võtnud üldse suhkrujooki. See on teadlik valik või miks sa ei võtnud? Ei, seal on gaas sees. Õige. Aga siin läks küll. Fanta. Fantas on vähem suhkrut sees kui koolas. Ja sellepärast ma võtangi, sellepärast. Seal on kohati isegi vähem. Palju? Kuidas? Liiga palju suhkrut. Kokas. Nagu seda juuas me juba tunneme suhkrut. Mõnes maalas on isegi rohkem suhkrut sees. Ma jooma hüna. Ja salatites, mida sa sööklas sööd, on päris palju suhkrut sees. Koolisööklas. Raatises või? Ja, no igal pool. Ma söö ka midagi. Sa üldse ei söö koolis? Miks? Sina ju sööd koolis? Muidugi sööd. Tainu sööb koolis. Tainu sööb, jah? Ei söö. Sööb küll. Mida ta sööb koolis? Mitte iga päev, aga mitte kunagi. Supid jätan vahel. Me oleme 5. Läheb veel alla. Läheb veel üles. Ja siin mäe nõlvale ehitatud. Jean-Louis David. Me jõudsime jälle metroosse, see on väga südav, see on Peterburi metroo. Aga siin on ka... Aga me olime mäe all sees ju. Pigem vist tuleb teisele poole praegu. Head isu. Seekord on vähem rahvast peal. Eelmine metroorong oli nii pungil täis. Inimesed ootavad siin trammi järjekorras selle asemel, et olla veidi kavalama, minna kuhugi järgmisse peatusesse ja siis peale minna. Appi. Ja järjekord on nagu meeletu, näete. Kuhugi sinna lõppu välja. Trammi järjekord. Siin mees tegeleb muidugi veidi sellise tegevusega, millega ei peaks tegelema, ehk lindude toitmisega, kuna need linnud on nagu nii ära urbaniseerunud ja seda saia endal maad täis söönud, siis noh, mis teha. Selline mugav asi on tehtud siis. Jah. Ega te ei tõukle jälle? See on hea. Käkiga juba tõukle. Kui vana ja uus kohtuvad. See on nüüd viimane võte Portugalis Lissabonist. Sellega paneme oma putka kinni. Tõenäoliselt mingid võtted veel lennujaamast või Lätist, Eestist, aga siin Lissabonis me sellega lõpetame. Ilusat elu kõikidele!
juttu. Ebareaalne. Äge. Lõbus, ma ütleks. Tahaks tagasi tulla ukse järgi. Ei taha minna lendama, kardan kõik. aga me siiski läheme lendama. Kuhugi sinna. See koht on siis praegu veel tühi, aga võib-olla tuleb sinna keegi tipus väike möll, et me istume exit rows. Öeldi, et 2 last tõmmatasid minema. Nad saadi teised kohad, vahetati ära, need võeti kohvrid ka alla ära antavasse pagasisse, aga Elis millegipärast pääses. Ta on 15, siis lubati. Ühesõnaga varsti tõuseme lendu ja vaatame, kuhu me maandume. Loodetavasti Riiga. Kaunist lendu. Sellel staadionil seal, mitte sellel tegelikult, see oli Sportingu staadion, aga seal tuleb Benfica täna Portugali meistriks. See mäng vist käib äkki juba, mine tea, ei mäleta. Päeva! Oi, Teddybear! Näed, seda oleks ilmad peas. Festival siin praegu toimub. Miks kõik inimesed püsti on, möll, särgid, värgid. Sellepärast meil on mingi nii kaua see sõi. Palju me oleme juba lennanud? Ikka korralik teeb 2. Lennuhirm on kadunud. Kuidas lend läks? Täitsa Neid filme vaata, kus need maad lihtsalt ilmuvad kuskil mingi põõsastest välja. Ma jäin ellu kõik korra. Ei kuule. Seba kutsub jälle Adele. Seba on üldse natuke rumala võitu mõilet. Ei, ma küsin, kuidas Ei, ta ei ole midagi nii hull. Ei, ta on okei. Lend läks väga hästi, me maandusime ilusti Riiga. Me oleme kõik terved. Me loodame, et Riia võib olla meil päris kindel. Kahjuks on kell juba nii palju. Aga mis selle Adele? Ma ei saa aru. Ilus nimi. No okei, Adele on ilus nimi, aga minu nimi on Aneteli. Ja siis Seba kutsub mind kogu aeg Adele. Aneteli. Ei, Aneteli. Lend läks täitsa hästi. Hästi läks lend, on ju. Maandusime ära, ma arvan. Sa ei kujuta ette, kui see kuts minu käest sai. See on täiesti tiimlik. No igal juhul hästi. Sütliks tulla. Sinu lennureis kulges? Päris piinlik oli. Piinlik? Ja ma istusin mingi 2 tüübi juures ja ma pidin mingi 3 korda lessus käima. Ma pidin kogu aeg küsima, et sellest ära. See on normaalne. Ja ma lihtsalt sain suure suhkrulaksu ka nendest kõikidest vaokommidest, mis ma sõin ja siis ma lihtsalt panin hullu seal. Aga kael jäi valusaks? Jah. Praegu on korras või? Jaa, praegu on korras. See on hästi, aga näed, ootame pagasit. Miks sul kott ära võeti? Liiga palju asju oli vist seal lennukis. Ilmselt oli jah nii, aga saame kohe kätte. 16 minti peab ootama. 21 küll. Hommikust. Jah, aga ega meie süüa need alla visata. Väga aeglaselt. Südama visata ka olla. Liigub. Let's go! Lõppu siis ka sponsorreklaam. Aga tegelikult muidugi tasuta. No head reisi siis. Terve! Tšau. Head aega! Head aega.
samal ajal tõstsid selle peekoni pannile ja põlisid, et siis paned sinna kaussi need munad ja siis kropid ära ja siis paned juustosegu ja siis keed need kuumad makaronid lihtsalt alati sinna natuke vedelikku ka seda ja siis need kuumad makaronid lihtsalt lähevad selle sinna sisse ja peekoniga ja tundub maitsev. Ja see oli Vuksi enda retsept või? Ei olnud ta kuskilt leidis. Silver on praegu ärkudes. See vaan magas suulla taeva poole. Ka Rene oli samamoodi vahepeal. Kus jääb uus tänab uus üks on Paju tänavast siia Raatsu tänava poole. Kui ma Paju tänavast sinna sisse pööran, siis ta jääb Arrakurit poole. Paju tänavast. Anja? Jah. No mees ei tea, kus ta elab. Ei tea. Tanja teab, ta tunneb tänavaid. Tanja on tänavate tundmist parem. Tartu. Siis ma saan siit edasi Jaama tänavast. Palun. Nii. Seba. Mine ise teinud. Nägemist. Nii. Tšau. Keegi poolt. Tšau. 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 Pikk ööteekaup päeva, nagu öeldakse. Pikk ööteekaup päeva. Linnad juba laulavad. 4:10, 4:11, midagi niimoodi. On kell. Kõik, mis läinud, see läinud. Kõik, mis tuleb, alles ees. Kõik ilusat. Nüüd on vähemalt mõneks ajaks need öised sõitmised. Öised saabumised, öised magamata ööd lõppenud. Linnud laulavad. Head ööd. Väga tore, et see eelmise programmiperioodi Erasmuse teekond
lõpeb just siin Portugalis päikse käes ja sellisel kodusel teel, mis viib sõna otseses mõttes kuhugi võssa. Ma tegelikult mõtlesin pikalt, et kas ma nagu puht isiklikult lõpetan lihtsalt kõik rahvusvaheliste projektidega, Erasmusega seotud asjad. Ma tegelen millegi muuga. Aga vaadates neid õpilasi, õpetajaid, neid sidemeid, mis on tekkinud, isiklikke sidemeid, mis on tekkinud selle 11 aasta jooksul. Mõtlesin, et võib-olla oleks liiga kergekäeline või kuidagi liiga egoistlik samm. Eks ükskord saavad kõik asjad muidugi otsa ja ükskord tuleb ka kõikidel kõrvale astuda, aga vaatame, ehk jätkub veel seda energiat veidi, mida siit laste silmadest ja läbi vanemate ja teiste õpetajate ja oma välispartnerite saab, et võib-olla teeme veel midagi põnevat koos. Midagi päris seda tüüpi enam teha ei saa, nagu seni on tehtud. Sellest midagi. Töötame edasi ja vaatame, mis tulevik toob. Siin on päris ilus. Sellised majad, kui lõunamaades on tavaliselt majad on väga läbus ja lõpetamata, sest siin on nagu valge krohvi käest üle lastud nad enamasti. Miks nad ei kasuta siin neid kahvelplaate, mis on Portugalis nagu hästi populaarne levinud, on üks asi selles, et siin olid vist mingid putukad, kes elasid ja paljunesid. Ja siis see valge krohv pidi kuidagi juba X aegadest varasemast on need suutnud ära hävitada. Midagi sarnast ma eile kuulsin, aga ma ei tea palju sellest tõele vastu. Ennekõike võib-olla isegi just need suured koolidevahelised koostööprojektid ja õpetajate nagu mõtestatud õpiränded võiksid nagu olla minu jaoks veel need nagu uued ja tugevad märksõnad, mille kaudu saaks nagu kooli seda põhiprotsessi, siin pidin vahepeal auto peatama, ülekäigurada, et seda koolis nagu seda põhiprotsessi, õppeprotsessi siis arendada ja sinna kõrvale siis teha veel neid õpilastele mõeldud õpirändeid, mis nagu seni on olnud fookuses, aga nüüd nad siis saavad olema mitte enam mitme riigi vahel koos, vaid siis peamiselt õnnestub teha tõenäoliselt 2 riigi vahelisi. Aga näis. See on kõik tulevik. Täna on täna. Täna on aeg rõõmustada, et üks periood elust on läbi ja teine tegelikult on juba osaliselt alanud. Tšau, Pisiko kanalil. Siin palmi all on päris hea Leedu jäätis süüa. Elu üle järele mõelda ja eks vaadata, mis tulevik toob. Kurat vähem kui 2 nädala pärast tuleb juba kõrvaoperatsioonile minna, vaata, sellest saab ilus, no vaadake. Ilus.
palmid värk. Aga okei, aitab mölast, nagu öeldakse. Hakkame sammuma. Vähem möla, pikem samm.